tere! Täna räägime millestki, mida me kõik oleme näinud. Põllust. Jah, see on pealtnäha lihtsalt üks suur rahulik viljapõld. Aga tegelikult see on üks paras lahinguväli. Inimese enda loodud ökosüsteem, mis on täis peidetud draamat ja ootamatut elu. Niisiis, mis meil täna kavas on? Kõigepealt vaatame, mis põllu põlluks teeb. Seejärel uurime neid vahendeid, millega saaki kaitstakse ja mis see loodusele maksma läheb. Siis piilume ka alternatiivi, mahepõllumajandust. Räägime ka sellest, mis meie endi põldudel siis ikkagi kasvab. Ja lõpetuseks avastame selle kirju seltskonna, kes põldu oma koduks peab. Okei, lähme siis asja kallale. Et üldse aru saada, mis põllul toimub, peame kõigepealt selgeks tegema ühe asja. Mis teeb põllust põllu ja miks on midagi hoopis muud kui, näiteks sinu koduau või vanema lillepääner? Siin on see erinevus mustvalgel näha. Mõlemad on ju inimese tehtud, eks? Aga vaadaka, aid on nagu selline kirev ja mitmekesine maailm. Põld on aga, see on monokultuur. Üks taim, üks eesmärk, nii kaugele kui silm ulatub. Ja just see reegel määrabki ära kõik, mis seal edasi toimub. Ja selle põllu absoluutsed staarid on muidugi kultuurtaimed. Need ongi need välja valitud, keda me kasvatame ja kaitseme. Rukkis meie igapäevase leiva jaoks, kartul, milleta eestlane ju ei saa, ja näiteks raps, millest saame õli. Aga teate, kus on kangelased, seal on alati ka vastased. Ja põllul on nendeks umbrohud. Äärmiselt visad sellid, kes tahavad täpselt sedasama, mida meie kultuurtaimedki. Valgust, vett ja toitaineid. Ja nad on valmis selle eest võitlema. Ja siit hakkabki see põllumajanduse suur dilemma pihta. Mõelge ise, kui sa oled loonud ideaalsed tingimused ühele taimele, kuidas sa siis takistad kõiki teisi sellest osa saamast? See ongi see võitlus, mida peetakse tänapäevaste tööriistadega. Esimene tööriist põllumehe arsenalis on väetised. Kujutage ette, et see on nagu taimede energiajook. Iga kord, kui saaki koristatakse, viiakse põllult ära ka mullas olnud toitained. Väetis ongi see viis, kuidas me anname need taimele tagasi, et ta jaksaks jälle suureks ja tugevaks kasvada. Aga siin on konks. Mis juhtub, kui seda head asja saab liiga palju? Ülejäägi ei kao lihtsalt ära. Vimm peseb selle põllult otse kraavidesse, jõgedesse ja järvedesse. Ja seal juhtub täpselt seesama, mis põllulgi. Ainult, et seekord ei kasva vili, vaid vetikad. Ja need hakkavad vohama nii paksult, et päikesevalgus ei pääse enam läbi ja kogu hapnik tarbitakse ära. Tulemuseks on see, mida teadlased kutsuvad eutrofeerumiseks, sisuliselt veekogu lämbumine. Teine suur tööriist on pestitsiidid. Need on siis need keemikalid, millega me kaitseme oma kultuurtaimi kõige eest, mis neid süüa või lämmatada tahab. Putukate, umbrohu ja haiguste eest. Ja siin ongi asja tuum. Need pestitsiidid ei ole mingid täpsusrelvad. Mürgitades kahjureid saavad paratamatult pihta ka need, kes meid tegelikult aitavad. Näiteks mesilased, kes taimi tolmeldavad ja vihmaussid, kes mulda kobestavad. Nii et sisuliselt viskame koos pesuveega välja ka lapse. See pidev keemiline võidujooks ongi pannud paljusid küsima, kas tõesti peab nii? On äkki mingi teine viis, kuidas põldu pidada ilma looduse vastu sõdimata? Ja see ongi meid toonud mahepõllumajanduse juurde. Kogu mahelähenemine seisab tegelikult sellel ühel väga lihtsal, aga samas ka väga võimsal põhimõttel. Sünteetilisele keemiale öeldakse lihtsalt ei. Nojah, aga kui keemiat ei ole, siis kuidas saaki kaitstakse? Vastus peitub looduses endas. Mullaviljakust hoitakse näiteks sõnniku ja haljasväetisega. Kahjurite ja haiguste tõrjeks kasutatakse külvikorda. See tähendab, et igal aastal kasvatatakse põllul eri taime, et kahjurite elutsükkel lihtsalt ära lõigata. See ongi see põhimõte. Ei võidelda tagajärgedega, vaid luuakse terve ja tasakaalus süsteem. Okei, aga räägime nüüd konkreetsemalt. Lähme teooriast praktikasse. Mida me siis tegelikult Eesti põldudel kasvatame? Siin on meie põldude nii-öelda 3 suurt. Esiteks, loomulikult rukkis, meie rahvusvili ja musta leiva hing. Siis on oder, mis läheb enamasti loomasöödaks, aga muidugi ka ülle sisse. Ja kolmandaks, nisu, millest saavad alguse kohevad saiad ja koogid. Igal teral on oma kindel roll. Ja peale teraviljade kasvatatakse põldudel muidugi ka kõõgivilju. Aga mitte kõiki. Põllule sobivad need eriti vastupidavad sordid, mis kannatavad ära masinatega koristamise. Ja nende seas on muidugi üks valdamatu kuningas, kartul. Aga põld ei ole ainult taimed, sugugi mitte. See on tegelikult ka elupaik.
kodu üllatavalt paljudele loomadele, keda me esmapilgul ei märkagi. Ja see elu algab kõige pisematest, näiteks põldhirtest. Nende jaoks on põld nagu üks suur Lukas Rootsi laud, mis pakub seemneid ja juuri peaaegu aastaringiselt. Ja loomulikult, kus on sakkloomad, sinna ilmuvad ka kiskjad. Hiireviaud tiirutavad taivas ja rebased luusivad põluservas, mõlemad otsivad kerget saaki. Nii tekibki sinna täiesti toimiv toiduvõrgustik. Aga see habras tasakaal saab igal aastal jõhkralt häiritud, sest siis saabub põllule selle ökosüsteemi kõige suurem, kõige valjam ja kõige ohtlikum elanik – põllutehnika. Ja siin ongi see traagika. Ajastus on lihtsalt kohutav. Just sel ajal, kui põldlõõkesed ja kiivitajad oma pesades maapinnal mune hauavad, sõidavad põllule rasked masinad. See konflikt hävitab massiliselt pesi ja on paljude linnuliikide populatsioonile laastava mõjuga. Ja see kõik viib meid tagasi selle ühe kõige olulisema küsimuse juurde. Kuidas me suudame toita ära järjest kasvava maailma, aga teha seda nii, et me ei hävita elu meie enda põldudel? See on tänapäeva põllumajanduses suurim väljakutse. Ja vastusest sellele küsimusele sõltub nii meie toidulaua kui ka looduse tulevik. Aitäh kuulamast!